Tervist! Kallid külalised, kolleegid, kas teie teate, kuidas tõugust liblikas saab? Ma kohe räägin teile. Selle esimene samm on see, et tõug sööb ennast hästi-hästi paksuks. Ja siis teine samm on see, et ta laguneb laiali selliseks lögatiigiks, ütleme nagu aminahapete ja toitainete seguks. Ja tegelikult mitte miski ei ennusta, et sealt pannakse kunagi kokku üks liblikas. Aga ometi ühtäkki vallandub üks mehhanism ja pannakse nendest elu vundamendi plokkidest kokku liblikas. Ja ma ütleksin, et meil on maailmas praegu täpselt selline transformatsiooniprotsess käimas, et uut veel päris ei ole, aga vanamoodi enam edasi ei saa. Ja ajaloos on olnud mitmeid erinevaid hetki, kus erinevad geopoliitilised muutused ja tehnoloogia väga kiire areng või mingi läbimurre on loonud võimalused, kuidas jõujooni täielikult ümber mängida. Et Peep viitas siin ka sellele, et mis on Eesti potentsiaal tegelikult. Et kui näiteks tuua 19. sajandi lõpp elektrienergia kasutusele võtt, siis need riigid, kes olid võimelised kiiresti oma võrgu üles ehitama ja tööstuses hakata elektrit rakendama, said väga suure eelise. Ja Eestis nüüd vesinikutehnoloogia on täpselt sellise koha ees, et me oleme nii energiajulgeoleku seisukoha pealt on see ülioluline, kui dekarboniseerimise perspektiivist. Ja meil see on võtmetähtsusega tehnoloogia, ja taustal on tegelikult väga palju erinevat arendust, mis on juba tehtud. Kohe saan sellest lähemalt ka rääkida, aga üks mõte veel enne, et tehisintellekti areng, kuna see on ka siin viimasel kogu aeg teemaks olnud, siis see areng on ka jõudnud murdepunkti. Et eelmisest nädalast on uudis, kus Microsoft investeeris ligikaudu $14 miljardit, et hankida endale 10,5 gigavatti taastuvenergia võimsust. Et praeguses võidujooksus energianäljas tehisintellekt, see on niivõrd aktuaalne teema ka AI jaoks. Ja Eesti jaoks ongi see selline unikaalne võimalus. Ja see on minu silmis 4 põhjusel. Esiteks, meil on maailma tasemel teadustööd ju tehtud juba mitukümmend aastat Eestis. Ja ükskõik, mis siit edasi nüüd läheb, me saame tegelikult ainult toetuda hiiglaste õlgadele. Et Tartu Ülikool ja KBFI on andnud tohutult suure panuse tegelikult Eesti jätkusuutlikkusse. Ja teise punktina, meil on taastuvenergiaressurssi küll ja veel. Tuult on palju ja vahel tuleb päike ka pilve tagant välja. Ja samal ajal on katuseorganisatsioonid ja ministeeriumid teinud väga olulist tööd. Et ka siin varem viidati sellele, MKM ja EAS on mõlemad teinud väga pikaajalist sihikindlat tööd, et see keskus üldse saaks sündida. Ja samal ajal Kliimaministeerium aitas jõusse vesiniku teekaardi, nüüd tegeleb kliimaseadusega, mis aitab tehnoloogiaid vähema hulga regulatsioonidega kasutusele võtta. Meil on vesinikuorg, suure uhkusega saan öelda, sellest nädalast oleme vesinikuoru liikmed ka. Väga olulist tööd on teinud siin Tallinna Sadam, Eesti Energia, Alexela. Ja viimaseks ja ka väga oluliseks, meil on väga tugev süvatehnoloogia ettevõtlus, mis on sellest mitmekümnest aastast tööst välja kasvanud. Ja mul on uhke tunne olla eestlane, kui ma vaatan, kui palju neid ettevõtteid on, kes on võrsunud elektrokeemia valdkonnas sellest tööst. Ja ma tahangi nüüd kutsuda lavale ühe erakordse ettevõtja, kes on varasemalt töötas 10 aastat sellises ettevõttes nagu Topsoe, Taani energiaettevõte, millest vastutab, ma arvan, nende tehnoloogiaga on lõviosa või enamus vesinikku toodetud maailmas.
ja ta on üle 25 patendiavalduse sisse andnud, teaduspublikatsioone kirjutanud. Mul on väga suur rõõm, Rainer Küngas, Stargate'i tehnoloogiajuht ja kaasasutaja. Palun. Aitäh sulle. Mikrofoni ka sisse. Aitäh, aitäh, Rainer. Võib-olla esimese küsimusena sulle, kas sa natukene jagaksid, mida Stargate Hydrogen teeb ja miks see nii oluline on? Jah, tere ka minu poolt. Stargate Hydrogen on Eesti kapitalil põhinev vesinikutehnoloogia ettevõte, kus täna töötab natuke üle 50 inimese. Meie käest vesinikku osta ei saa, küll aga saab meie käest osta neid seadmeid, mille abil on võimalik rohevesinikku toota, ehk et elektrolüüsereid. Ja me olemegi siis oma ettevõttes välja töötanud unikaalse tehnoloogia, mille abil on seda rohevesinikku võimalik toota efektiivsemalt, kõrgema kasuteguriga ja kuna elekter on rohevesiniku tootmisel kõige olulisem komponent ja kõige kallim hinnakomponent, see tähendab ka seda, et kui elektrolüüser on efektiivsem, siis on see lõppvesinik ka odavam. Ja seda, et tegemist on unikaalse projektiga, tehnoloogiaga, seda on kinnitanud ka Euroopa Komisjon, sest et me oleme üks nendest ettevõtetest, kes on valitud üle-euroopalise tähtsusega IPCEI projektide hulka, et nende seas lisaks meiele on siis veel teine vesiniku valdkonna ettevõte Elcogen ja ka Skeleton Technologies on selles protsessis praegu. Ja üks asi, millele ma tahaks tähelepanu juhtida, on see, et miks peaks sellist vesiniku valdkonna ettevõtmist tegema Eestis. Sest et täna on meil siin teadus-arenduslabor, kus me arendame uusi materjale, testime neid, meil on olemas piloottootmine, kus me paneme kokku elektrolüüsivirnasid ja aasta lõpus alustab tööd esimene elektrolüüsisüsteem, mis on osa Eesti esimesest rohevesiniku tervikahelast siinsamas Tallinnas. Et miks siis seda teha just Eestis? Minu arvates on siin kõige olulisem mõelda selle peale, et kui me vaatame rohepööret ja missuguseid kohustusi see Eesti riigile ja Eesti majandusele tähendab, siis see on ennekõike, me peame tänase seisuga väga suure osa sellest tehnoloogiast importima. Aga see tegelikult ei pea sugugi olema nii, et Eesti võiks vabalt olla ka vesinikutehnoloogiat eksportiv riik ja meil on selleks tegelikult päris tugevad eeldused olemas. Kuidas see Metrosert sellesse pilti sobitub sinu silmis? Me oleme oma tegevuses juhindunud sellest mõttest, et me teeme oma arendustöö ettevõttes sees, aga kui see arendus on jõudnud teatud faasi, siis me palume seda tehnoloogiat valideerida kolmandal sõltumatul osapoolel. Näiteks meie elektroodide tehnoloogia on valideeritud juba mainitud Fraunhoferi instituudi poolt Saksamaal Dresdenis ja meie elektrolüüsivirnade tehnoloogiat on testinud ka väga tunnustatud testimislabor Saksamaal ZSV ja sellise kasvava rohevesiniku tehnoloogia ettevõttena me oleme tegelikult läbi käinud ja rääkinud kõikide selliste vähegi tunnustatud testimislaboritega Euroopas ja igalt poolt me saame sama vastuse, et sellist nagu vesiniku seadmete testimisvõimekust on Euroopas puudu. Järjekorrad on väga pikad ja need testid on ka väga kallid. Nii et kui Eestis oleks selline
nende tehnoloogiate testimisvõimekus koha peal olemas, siis oleks Eesti ettevõtetele väga suureks eeliseks ja annaks meile ühesõnaga konkurentsieelise. Ja see ei ole pelgalt selline sõnakõlks, et me oleme valmis võtma ka rahalisi kohustusi, ehk et ühesõnaga näiteks tellima juba ette ära mingisuguse kindla koguse testimistunde, kui need testimisseadmed siia Eestisse tuleks. Mul on äärmiselt suur rõõm seda kuulda ja sa mainisid ka Elcogeni ja mitmed teised ettevõtted ongi valmis niimoodi panustama aastaid ette, et neid testimisvõimekusi kinni hoida, sest see on kuum kaup ja oluline. Aga tegelikult ju vesinik ei ole ju midagi nii väga uut, et me juba üle-eelmise sajandi lõpus oskasime seda tööstuslikult kasutada. Et mina just tulin Riigikogust, kus rääkisid soomlased, rääkisid leedukad oma taustast, mida nemad kõik teevad ja see on erakordselt suure hooga on kõik käima läinud ja ma loodan, meil õnnestub Eestis täpselt samamoodi nüüd, et mitte maha jääda ja kasutada kõik see potentsiaal kokku tõmmata ja asuda teele ka testimisvõimekustega, valideerimistega ja muude teenustega. Aitäh sulle, aitäh Rainer! Suur aitäh Rainer ja suur aitäh Priit, mulle tundub, et see asi kõlas siin praegu päris hästi, et Rainer oma huvide, oma vajadustega ütles ära, et ega sul väga palju enam tööd lisaks teha vaja ei ole, kliendid on olemas, ajad on täis juba, et paneme Elcogeni ka veel juurde ja nii ongi, et saadki rahulikult puhvetisse minna. Just. Aitäh, aga tegelikult siis siiralt jõulutööle ja loodetavasti õnnestub see kõik püsti panna. Aitäh, palun!